Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitaro kaarte, nagu minul siin laual on, loosin ma välja kõikide oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia 250. Praegu meid on pisut üle 210. Ma teen selle kohta eraldi video, kus all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde. Teil on siin nädala alguses või esimeste kaartidena välja tulnud 2 mõõkade kaarti. Teil on mõõkade kuningas ja mõõkade rüütel. Nad mõlemad räägivad sellest, et teil on vaja tugevat tegutsemisplaani. Ja kuna siin all kohe nende all on müntide kuninganna, siis mulle tundub, et see on kuidagi rahadega seotud plaan. Ma ei tea, kas teil on mingisugused pakkumised praegu õhus, kuhu te peaksite investeerima, aga te pole päris kindel. Sellepärast, et ma näen siin seda valikut, lausa 2 valikute kaarti. Üks on sauade 2, mis ütleb, et vali suund. Ja teine on mõõkade 2, mis räägib sellest, et edasi liikuda ei saa, kui te pole teinud valikut. Et valida teil tuleb. Siis on siin veel ka Hierofanti kaart. Hierofanti kaart on õpetlase kaart või õpetaja kaart või autoriteedi kaart. No vaat ma ei oska öelda, kui teil nüüd endal ei ole head mõtet, seda valikut teha üksinda ongi väga raske. Kui te siiani pole seda suutnud teha, siis miski on teid takistanud. Võib-olla teil pole endal piisavalt teadmisi ja on vaja võib-olla mõnele kursusele minna või mõne targema inimese käest küsida. Võib-olla teil on mõni selline asjas hästi orienteeruv sõber, tuttav, kellega nõu pidada. Et Hierofanti kaart räägib kas õpetamisest või siis õpetaja juurde minemisest, nagu ta räägib tarkusest, tarkuse omandamisest või siis olemasoleva tarkuse jagamisest. Et kuna teil on vaja teha plaan, sest et kui siin välja tulnud on nii mõõkade kuningas kui mõõkade rüütel, siis see peab olema üks väga hea, hästi läbimõeldud, viimase detailini kirja pandud projekt, kus kõik read on kenasti paigas, kus on eelarve paigas. Ja teil on valitud nii suund on valitud, rahaasjad on paigas, nõu on küsitud, plaan on tehtud. All on see müntide kuninganna. No müntide kuninganna on väga selline rahaasjades üks tark naine. Temal on eelarve paigas ja ta ei lähe niisama oma raha laristama. Tal on raha, aga ta mõtleb ennem, kas tal on seda kõike vaja. Kui tal on vaja, siis millises koguses tal midagi on vaja. Vot see sama plaan, et kui mõõkade rüütel ja kuningas koos selle müntide kuningannaga teevad selle plaani, vaat siis on asjad tõesti paigas viimase sendini. Valikud on tehtud, te teate, kus suunas minna. Ja nüüd tuleb siit see viimane kaart. See viimane kaart on kaariku kaart. Kaariku kaart on üks kiiremaid kaarte. Ta ei ole kõige kiirem, aga ta on väga kiire kaart. Ma tahan sinna jõuda, et kuna see kaariku kaart paneb sellele nädalale punkti, siis kui te olete kõik läbi mõelnud, oma plaani pannud kirja, mõelnud selle eelarve täiesti rida-realt läbi, asute asja kallale, olete oma suunad ära valinud, olete oma otsuse teinud, siis kaariku kaart hakkab kiirelt seda projekti viima, ta hakkab seda niimoodi vedama, et teil tuleb lihtsalt enda jõud kokku võtta, ohjad enda kätte haarata ja püüda seda kaarikut tee peal hoida, sest see paneb tohutu kiirusega minema. Vaat sinna ma tahtsin oma jutuga jõuda.
kui te olete kõik ilusasti läbi mõelnud, ära teinud, eelarve paika pannud, olete kas ise nagu iseenesest väga tark või olete kellegi targemaga nõu pidanud, koos temaga pannud plaani paika, teinud ära kõik valikud, mis te teha saite, teinud ära otsused, vot siis istuge oma kaarikusse ja kapake sinna eduka tuleviku poole, sest kaarikuga hakkate see projekt hakkab niimoodi lendama, et te ise ka ei usu, et sellest asjast nii kiiresti, nii suur asi võib kasvada. Vot vahest on niimoodi, et paneme pisikese palli veerema, mõtleme, ei tea, kus suunas ta veereb ja tegelikult hakkab see lausa nagu suureks ja suureks ja suureks, veel suuremaks. Lõpuks on nii suur pall, et hoia ja keela te ise ka ei uskunud. Et sellest võib nii vägev ja suur asi kasvada. No mina soovin teile igal juhul edu. Teil on palju mõtlemist sellel nädalal, teil on palju plaanimist, teil on palju nagu arupidamist iseendaga ja võib-olla ka teistega, teil on palju valikuid vaja teha. Aga kui te selle kõigega olete valmis saanud, vot siis teie kaarik hakkab liikuma ja kiiresti liikuma. Mul on teie pärast hea meel. Ma saan aru küll, et teeme peas plaani ja kuidas tegelikus elus kõik välja tuleb, aga no nii palju, kui mina kaartide pealt näen, siis tuult tiibadesse kõik läheb ainult paremaks ja kiiremaks, hakkab kiiresti liikuma. Soovin teile siis seda kainet mõistust või kainet pead, tarkust. Kui endal ei ole, küsige nõu. Ja tehke otsused ära, et teie kaarik saaks hakata liikuma. Vot selline nädal tuleb teil. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.